Tere hommikust ja tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Täna on reede ja kell on kuskil 10 hommikul saamas. Ma tulin juba kesklinna, sest meil on tulemas täna üks nii-öelda väike koosolek Dancecti treeneritega. Seega ma tulin varakult hommikul juba siia. Ma tahaks kiirelt käia siit ühest Bali kohvikust läbi, et võtta endale kohvi kaasa. Ja siis mul on täna massaaž. Eile ma trennis tõmbasin kuidagi oma alaselja jälle ära. Eelmises vlogis mul oli sama probleem. Ja õnneks mul on tänaseks pandud massaaži aeg ka kirja, aga mul on homme suur esinemine tulemas, nii et ma veits kardan selle pärast, nii et ma loodan, et me saame selle korda. Homme on Simonal ka sünnipäev tulemas ja meil on Maritiga üks tore üllatus talle tehtud, siis mõtlesin, et oleks võib-olla tore see nädalavahetus vlogida, sest et pühapäeval ma tegelikult ei teagi, mis mul pühapäeval mul on workshop, ehk siis mul on päris mitu sükest intensiivset tantsuasja tulemas, seega ma pean ennast ruttu saama korda ja seepärast ma võtsin ka kaamera välja, et teeks ühe väikese vlogi siis sellest nädalavahetusest. Nii et lähme siis võtame kohvi. No nii, meil oli just praegu umbes tund aega FaceTime osade Dancecti treeneritega. Meil tuleb üks põnev projektikene, mida me tahame teha. Ma täpselt ei saa veel rääkida, sest et muidu ma spoilin ära selle, aga me panime paika, et kes mida teeb, millal on meil proovid ja tuleb, ma arvan, üli tore ja lõbus asi, ma vähemalt loodan, tundub vähemalt. Aga praegult ma liigun edasi Free Flow'sse, mul on seal Vital massaaži aeg ja ma tõesti loodan, et me saame mu selja korda. Natukene on juba paremaks läinud, aga siiski ma tunnen, et kui ma olen mingis konkreetses asendis või pikemat aega, siis mul tõmbab selja kangeks. Seega mida rohkem ma liigutan, seda mugavam ja parem mul on olla. Aga ikka väga ebamugav valu ja siuke pinge on, siuke täitsa siuke pitsitab. Nii et lähme teeme selle korda. Ma olen jõudnud vahepeal tagasi koju. Mul oli 1,5 tundi Vital massaaži ja reaalselt see oli siuke game changer praegu. Et kui ma hommikul reaalselt ei saanud normaalselt isegi voodist püsti, siis 16 tundi hiljem sellest, kui ma tundsin esimest korda valu, ma sain ennast nii palju rohkem liigutada, ma tundsin nii palju rohkem mobiilsust ja nii palju vähem valu. Ma panin just storiesid ka üles selle kohta, et ma tõesti nii väga soovitan inimestele sinna minna, et see on nii taskukohase hinnaga ja reaalselt see aitab. Ta kasutas mul mingeid erinevaid vahendeid ka, et me saaksime selle valu ja pinge nii palju ära kui võimalik, et tal on olemas siuksed mingid, ma ei tea, kas see on õige nimetus, akupunktuuri vahendid. Siuksed puidust, üks näeb veits välja siuke haamer, mida ta reaalselt selle otsa lükkab sinna kohta, kus see valu on. Ja siis ta kas teeb niimoodi tap, siis hoiab ja väristab seda, et tekiks see vibratsioon või siis lihtsalt surub erinevatesse punktidesse ja lisaks tal on olemas siis ka selline vaakum massaaži vahend. Ma reaalselt ei tea, mis nende õige nimetus on, aga töötab täpselt kupud. Kupusid inimesed enamus teavad, kuidas need välja näevad või kuidas see massaaž välja näeb, et mul on alaselja peal mingid korralikud siuksed maasikad põhimõtteliselt, et siuksed punased laigud sellest vaakumist. Ja siis ta ka venitas mind mingeid erinevaid pidi. Ma ei ole siukest asja varem teinud. See oli veits selles mõttes naljakas, et see oli et okei, kuidas ma siin olen, aga et ma läksin sinna massaažilauale põlvili, lükkasin niimoodi käed ette, see venituspoos on, kui hoidsin oma alaselga pingul ja siis ta seal nende samade vahenditega jätkas seda massaaži ja lõpus ta näitas mulle veel mingeid venitusharjutusi, kuna mul tuleb järgmine nädal üks suur camp, kuhu ma lähen 5 päevaks, 6 päevaks Riiga Hillsi camp, kus mul tulevad väga intensiivsed treeningpäevad, siis ta andis neid siis selleks, et iga päev teha hommikuti ja õhtuti, et lihtsalt saaks maksimaalselt kiirelt selle korda ja ta ütles, et see mul umbes 6 aega tagasi sarnane asi oli, mul see punkt, kus mul oli valu, oli küll kõrgemal,
aga see vist nagu kiirgab mulle sinna allapoole ja nagu see on nii palju valusam kui see, mis mul enne oli, et see on kuidagi intensiivsem ja kuidagi rohkem üle selja vist. Ühesõnaga, ma olen ikkagi veits veel scared selle homse esinemise osas, aga ma usun, et kui ma annan täna piisavalt palju rahu ja puhkust, siis loodetavasti on nagu ikkagi kõik korras. I really hope so, sest et need kavad on nagu super intensiivsed, nagu enamus ikkagi, mis me teeme seal, nii et jah, we'll see about that. Tegelikult, kuna meil on homme tulemas üllatus photoshoot Simonale, kus meil on siis 2 erinevat vibe'i riideid vaja. Üks on selline rohkem nude ja pruunikat toonid, siis ma pean vaatama, kas mul üldse on selle jaoks endal midagi. Ja siis teine vibe on süke must pintsak ja sükene läbipaistev bodysuit, nagu 2 erinevat vibe'i pilte teeme. Simona sellest midagi ei tea, ta teab, et ta peab lihtsalt olema setitud, ilus ja et me saame kell 12 kokku ja siis me viime ta pildistama ja siis lähme, ühesõnaga, see juba homme, aga jah, selle jaoks mul ongi vaja neid asju siis leida. Aga praegu, mul see T-särk on kuidagi niimoodi seljas, nagu ma oleks mingi 200 kilo või oleks nagu ujusaalis hullult õlgasid pumbanud. Ühesõnaga, see on oversized puus tegelikult ma olen normaalne. Aga ma ilmselt mingi hetk teen nüüd endale süüa, sest ma ei ole päris pikalt söönud ja siis ma ilmselt lähen hüppan kuskilt poodidest läbi ja vaatan, kui ma kodus midagi ei leia, siis hüppan poodi, et äkki ma leian midagi toredat uut endale shootimise jaoks. Luna, kes sa vaatab niimoodi? Miks sa judge'id? Luna, kassuke. Okei. Tagasi. Ja kas sa oled hiljuti liinud midagi? Nii, kuna ma vaatasin kapist, et mul siiski ei ole homseks shootiks väga midagi selga panna, seega ma lähen Ülemistesse, kuna ma trenni ka ei lähe, sest et ma pean hoidma oma selga. Aga enne ma panen vanainimeste kreemi Voltareeni enda veel selja peale, sest nüüd istudes pikalt ma ikkagi tundsin jälle, et üles tulles, püsti tulles keha oli ikkagi üsna kange. Seega ma panen seda ja nüüd ma arvan, et kui ma hakkan liigutama ennast natukene rohkem, siis läheb ehk paremaks ja tegelikult ma peaksin täna veel jõudma kavasid korrata, et homme läheks nagu lihtsamalt, sest et homme terve esimene päevapool läheb Simona sünnipäeva peale. Seega siis ei saa väga enam seda teha. Nii, ühesõnaga, õues on mega ilus ilm ka, täiega mõnus päike, seega ma lähen kodust natukene välja ja jalutan ja siis ehk leiame poest ka midagi shooti jaoks. Ma olen nüüd jõudnud autosse. Ma võtsin Bolt Drive'i, sest et pidaksin sinna Ülemiste keskusesse muidu liiga kaua. Reaalselt, kui ma autoga sõidan 10 minutit, siis ma bussiga sõidan 45 minutit. Ja edasi-tagasi Ülemiste keskusesse 1,5 tundi sõita tundub way too much. Seega ma lähen kiirelt autoga, teen kiirelt toimetused ära ja siis tulen koju tagasi. Üritasin spottida kõiki pruune ja beige asju. Üsna raske oli tegelikult leida, ei olnud üldse suurt valikut. Leidsin mingeid seelikuid ja mingeid pükse, aga enamustel oli kuidagi kas pikkus vale, suurus vale või lihtsalt istusid minu kehal väga naljakalt ja lõpuks ma saingi ainult paar asja. Kell on vaikselt 11 õhtul saanud ja tegelikult ma ei ole midagi väga põnevat vahepeal teinud. Käisin pesus, rääkisin vahepeal oma emaga telefonis juttu mingi pool tundi, tegin õhtusööki, sõin, vaatasin YouTube'ist lihtsalt mingid vloge ja tegelikult ma mõtlesin, et ma näitan, mis ma Ülemistest täna sain. Mu põhieesmärk oli siis leida midagi toonis pruun või beige homseks shooti jaoks ja tegelikult ma 2 asja leidsin. Ma ei ole veel siiani kindel, kas ja kuidas ma neid võiksin homme kasutada, aga ma mõtlesin, et need on võib-olla üleüldiselt ka toredad asjad, mida võib-olla edaspidi kanda. Üks on selline vest topikene, mille ma sain H&M-ist, see oli soodukaga ka
8,99. Enne oli selle hind 20 €. Muidugi see oli suuruses XS, ma pigem olen S suuruses, seega nagu ta veits võib-olla siit rinna juurest oli siukene nagu, et võiks olla natukene rohkem ruumi, aga I think we'll manage. Kui ikkagi on veits kahtlane, siis ma võib-olla lähen proovin homme vaadata Postimehest, äkki seal on S-suurust, kuigi see on soodushinnaga ja need on nagu viimased. Aga igatahes jah, siukene väga cute pruuni värvi. Siin on sellised kuldsed ilusad nööbikesed. Et see on siukene nagu naiselik, siuke veits classy. Ausalt öeldes väga mitte minu stiili, aga ma mõtlesin, et miks mitte. Tasuks vahepeal mingeid uusi põnevaid asju osta ja proovida. Ja siis ma leidsin Reservedist, vaata ma igaks juks kontrollin, ja tegelikult ma siiamaani ei tea, kuidas seda poodi peaks nimetama, kas nagu Reserved või Reserved. Ühesõnaga, ma olen alati öelnud Reserved. Ühesõnaga, sellised pikad, laiad, pruunid püksid. Olid jalas väga mõnusad ja ma kujutan ette, et suveks on need väga mõnusad panna siia mingi topikene peale ja sellised nagu lihtsad, kerged ja õhukesed püksid, aga samas need näevad väga siuksed viisakad välja. Ja siis lisaks leidsin ka sellised kuldsed, kui halvasti on neid muidugi siit näha, kuldsed kõrvarõngad, mis olid ka soodukaga. Okei, siin on hind 7,99, aga minu meelest need olid 4,99 või 5,99. Ühesõnaga, ma ei ole enam kindel, aga jah, sellised ilusad, natukene teistsugused kuldset värvi kõrvarõngad. Ja siis lisaks, kuna ma unustasin endale uue juuksuriaja panna ja paar päeva tagasi ma lõpuks panin endale kirja, see on alles 2 nädala pärast ja mul on nagu I don't like, kui mul on väljakasvu näha ja mul oleks siuke tunne, nagu ma oleks veits kiilakas. Leidsin Rimist selle nimi on Magic Retouch. Ehk siis see on põhimõtteliselt juure värv või jah, kuidagi juuksejuuri kattev tooniv sprei. Ühesõnaga, see peaks siis mu juuksejuured õiget tooni värvima. Ma loodan, et see päriselt töötab. Ma ei tea, selle kirjelduse järgi see tundus väga nagu lihtne olevat. Ühesõnaga, siit on näha näiteks väga hästi, et mul siit on nagu kiilakas. Ma ei tea täpselt tegelikult, kuidas seda pannakse. Ma igaks juks shake'in. Proovime. What? What? See on ju geniaalne. Ühesõnaga, seda ma tean, et seda peaks kuidagi nagu kammima, et see läheks ühtluseks. Aga täiesti teine asi ju, nagu wow. Ühesõnaga, homme ma katsetan seda, sest et ja ma ei taha piltidel välja näha, nagu ma oleksin kilakas. Siis lisaks ma ostsin endale Polaroidi kaamera jaoks sellised patareid, sest et apparently need olid mul tühjaks saanud. Ma tahtsin tegelikult Rooma sünnipäeva ajal, nagu näha, meil on ikka veel party. Tahtsin kasutada seda, ma ostsin igasuguseid neid, ei tea, kuidas neid nimetatakse, neid karbikesi, mida sa sisse paned, kus siis tulevad need pildid välja. Ma olin neid ostnud päris palju, et ma saaks kasutada, aga siis ma sain aru, et mul on hoopis kaamera tühi. Ja need maksid 8 €. Nii kallis. Ühesõnaga, ma väga loodan, et need sobivad. Fotopointis öeldi, et need peaks sobima, kui ei, siis et ma vahetaks need ümber. Ja lisaks mul oli eelmine nädal, tuli mul meelde, et mul on ühekordne kaamera, kus mul on kõik pildid täis. Ja sealt ma tahtsin saada neid pilte kätte. Ja ma sain muidugi meili peale juba need pildid kätte, nagu digitaalsel kujul. Ja seal ma juba kahjuks nägin, et enamus pildid ikkagi olid juba täiesti mõttetud. Nagu ma ei tea, kuidas see juhtus, aga lihtsalt hallid pildid. Ja nii kahju, sest et neid pilte, mis siin on hallid, on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja seal kokku oli, põhimõtteliselt sama palju on siukseid häid pilte. Aga siin on väga toredaid pilte, näiteks siin on üks pilt, ma ei tea, kui hästi siin selle valgustusega muidugi näha on.
üks pilt, kus kohas mul on sünnipäev ja me siin oleme Roomaga, puhun küünaid ja siis veel sünnipäevast sihuke musupilt ja EMSust, kus ta on meie maakodu ukse ees. Siis üks pilt, kus ma olen Sri Lankal, söön smoothie bowli. Rooma, kus ta on rannas Sri Lankal. Ja siis veel üks pilt, kus kohas on sõbrad meie juures. Väga tore pilt. Ma ei tea, miks mu nägu nii valge on. Mul ei on nagu kindlasti nii valge, aga võib-olla selle flashiga läinud. Ühesõnaga, see on meie 5. aastapäeva pildikene. Ühesõnaga, väga toredaid pilte on siin. Kahju lihtsalt jah, et nii palju läks kaotsi. Ma proovin nüüd neid asju, mis ma ostsin ja proovime leida siis mulle outfiti homseks shootiks. Ja tegelikult ma peaksin täna veel tantse harjutama homseks. Kui te küsite, kuidas mul seljaga on, siis väga palju parem. Ma ei tunne, et mul oleks nagu super rõve, et muidugi mul nagu annab see tunda ja ma panin veel endale mingit keele peale ja ühe väga kuuma duši ja lasin veel lihtsalt mu selja peale joosta ja mul on ikka nagu korralikult need punased laigukesed. Ma ei tea, kas siit on näha. Selja pealt on küll näha väga hästi. Et need on saanud normaalselt vaakumit. Ühesõnaga, proovime nüüd siis asju. Nii, kuna mul kodus ei ole väga head valgust, et näidata täispikkuses, siis ma näitan hoopis siin. Püksid on sellised väga mõnusad floaty. Ja ma panin need muidugi praegu koos selga. Ma ei kujuta, et ma pigem ei paneks neid homme niimoodi selga. Aga jah, see topp on selline. Kui mul on siin all rinnahoidjaga, see istub siit paremini. Et tegelikult mul on tunne, et see XS suurus on tegelikult päris õige. Ja kõrvalrõngad näevad välja sellised. Väga lihtsad, aga samas efektsed, et on nagu kaugemalt ka näha, et siin on mingi ilus detail, mis matchib siis nende, näiteks kui ma panen selle topi, siis matchib nööbikestega. Siis mul on veel ka sellised beežid püksid, siis saaks tegelikult põhimõtteliselt ka see topp olla variandiks. Siis on variandiks ka selline kombo. Mul on püksid muidugi full kortsus, aga see oleks ka vist cute. Ma olen nüüd jõudnud sinnani, et ma sain aru, et ma ikkagi ilmselt võtan homme kõik variantid kaasa ja koha peal otsustab täpsemalt, mida sellega panna. Ja tegelikult mul oleks vaja aurutada püksid ära ja pintsak ära, et siis need oleksid homseks shootiks valmis. Siis ma harjutan natukene kavasid. Need on nii tüütud püksid, need lähevad nii kiiresti kortsu. Aga need on tegelikult päris mugavad. Ma isegi ei mäleta, kust ma need olen saanud, vist kuskilt katsukast, I guess. Ma muidu tavapäraselt pigem ei kanna heledaid pükse, sest et ma ajan lihtsalt kõik asjad sinna peale tavaliselt. Ma jõudsin lõpuks harjutatud, kell on 1 öösel saanud. Ma loodan, et on homme veel natukene aega, et läbi mõelda kõik need asjad, sest et materjali on päris palju. Issand, missugune valgus siin on. Nüüd ma lähen kiirelt pessu, panen endale, ma arvan, fake tanni peale ka ja siis tuttu, sest et homme ma tahaks ärgata kuskil 9:30, et jõuaks rahulikult hommikusööki süüa ja ennast valmis panna. Nii et näeme juba homme hommikul. Head ööd! Tere hommikust, täna on laupäev, kell on 9:30 hommikul. Märkasin 9 üles, käisin pesus, võtsin fake tanni maha, pesin näo, pesin hambad, andsin Lunale süüa, pesumasinast pesu välja kuivama ja nüüd oleks aeg hommikusöögiks. Täna tuleb üks väga tihe päev, sest et esimese asjana hommikul me lähme kohe üllatus photoshootile, sest Simonal on sünnipäev täna ja see on meie kingitus siis Maritiga temale. Seega ega hommikusöögi kõrvale ma peangi juba vaikselt ennast settima hakkama, sest et kuskil 2,5 tunni pärast me juba saame kokku, nii et palju ei ole veel aega jäänud.
tunnen viimasel ajal veits seda, et ma ei joo piisavalt vett. Nii et ma proovin võimalikult palju vett juua, sest et vesi on väga oluline. Kui hea. Okei, hakkame sööma. Nii, ma olen endaga sealmaal, kus mul on veel kohvi jäänud natuke. Ja ma tahaks alustada meigi tegemisega. Tahaks näidata, kesklinnas on selline juuksesalong nagu Bosch. Ja siis seal on üks juuksur, kelle nime ma praegu ei mäleta, aga ta soovitas Instas mingisugust sellist rahu care peanahaõli. Ja reaalselt mul on tunne, et see töötab, sest et ta pani sükse story üles, kus kohas, ma ei tea, kas just pesustund või kuskil niiskes ruumis olnud. Ja tal olid kõik need beebijuuksed niimoodi lahti nagu väljas. Ja tal oli neid nii palju ja siis tal oli umbes caption seal, et see rahu juukseõli tegi seda. Ja siis ma olin mingi kohe, et wow, et ma täiega tahan ju, et mul juuksed kasvaksid rohkem. Et äkki ma proovin selle ka ära. Ja nagu te nägite, kui ma tõmbasin niimoodi, nagu ma lihtsalt teen. Need on kõik uued juuksed, nagu ma ei mäletaks, et enne seda kõike siin oli kõik nagu... See on muidugi väga funky soeng praegult, aga kui see päriselt töötab ja ma leidsin midagi, mis minu jõuste kasvu kiirendab ja parandab, siis I am so happy, sest et nagu täiesti mul oli tunne vahepeal, et mul nagu juuksed nagu langevad nendest esinemisasjadest. Õnneks nüüd oli täpselt mingi paus ka esinemistest, et ma nagu sain enda juukseid rohkem hoida, aga ikkagi, ühesõnaga, kui kellelgi on ka huvi, siis sealt samast Bosch stuudios saab seda Rahu Care Pre-Wash Scalp and Hair Oil. See maksis kuskil 30 € äkki, 20 ringis minu meelest. Aga tegelikult ma arvan, et ega ma ei näitagi väga rohkem, kuidas mul see meikimise protsess siin läheb, nii et teeme mu vana hea ülemineku. Sellest Fresh Face'ist tuleb nüüd hoopis selline. Nii, ma olen ennast vahepeal nii kaugele valmis saanud, et tegin endale sellised lokid. Natuke nagu sassis on see värk. Meik on sükene pehme, naiselik, ma ei tea, ei ole midagi erilist. Ma tahtsin ära proovida nüüd täielikult selle, mis see siis on, juuksejuuri katva tooniva sprei. Nii et ma ei tea, proovime siis katta siit natukene seda värgendust. See ju pritsib näo peale. Natuke pritsib see värk. Aga nii palju, kui ma praegult näen, no see on mega hästi töötab. Masseerin seda enda juustesse. No ma ütleks küll, et fresh and look on, aga vaadake mu laupa. No see on praegu küll väga hea mõte selles osas, et ma pean nüüd fiksima selle situatsiooni. Ma ei tea, ühesõnaga, panen ruttu riidesse ja siis ma ilmselt peangi juba liikuma hakkama. Let's go! Tulime, võtsime Simonale lilled. Ja siis läheme stuudiosse. Oled valmis? Jaa. Täiega tore. Viisude fotoshoot. Jaa, reaalselt esimene. That's cute. Palju õnne! Issand, sa näed, oih, nii ilus välja. No nii, esimene. No nii, oot. Lillekeste. Aitäh. Oi, nii arvas. Issand, mu emme just kinkis samasugused. Päriselt. No sama, vaib täpselt. Need olid ja Cute! Cheers! Okei. Kohe lihtsalt. I was down. 26. Algusuus.
29, kas ostame ära? See on üks asi olemas. Ja puhuga tegelikult miks puhkida ära niimoodi, et üks see, kus see ei olemas. Tulime meie ekkale, panime ennast esinemiseks valmis ja siis on vaja liikuda T1, kus meil toimub täna show 2 osas. Luna ja... Okei, ma just tahtsin öelda, et ta ei anna kätte, aga... Oleme ennast saanud valmis, me jõudsime T1 ja tegelikult tunni aja pärast juba hakkabki esinemine ja pole palju aega jäänud. Kostüümid on vaja kõik valmis panna, soojaks on vaja saada, mul on vaja selg soojaks saada, megalt. Ühesõnaga, vaatame, kuidas siis läheb, loodetavasti hästi. Tere! Kas keegi saab aidata? Jaa, kas keegi saab proovida seda, et olla vähe, kas see püsib kellegi peal? Sobis või? Teeb see nii fungi. Mul võiks päriselt siuke afro olla. Sulle sobis, jah? No nii, esinemine on tehtud. Ma arvan, et üldkokkuvõttes läks hästi. Me saime mingid mured ja probleemid lahendatud. Ja ainukene see, et rahvas oleks võinud lihtsalt olla energilisem, sest et nagu oli näha, et neile meeldis, aga nad ei viitsinud nagu plaksutada. Ma ei tea, mis teema sellega oli. Seega alati, kui te olete kuskil ja on artistid või esinejad, plaksutage neile, andke neile energiat ja andke neile mingit vastukaja tagasisidet, see on nii oluline. Aga nüüd tulevad sõbrad külla, seega lähme minu juurde. Tänane päev on lõpuks läbi saanud ja nii tore päev oli. Reaalselt see üllatus Simonale, ma arvan, läks hästi. Meil oli väga tore, täiesti teistsugune kogemus ja Simona nägi nii hea välja ja me kõik väga hästi matchisime ja nagu nii äge, ma olen täiesti kindel, et sealt tulevad väga ilusad pildid. Tore mälestus meile kõigile siis sellest tänasest päevast ja üleüldse, et meil oleks ilusaid pilte. Ja siis me läksime pärast basiilikusse sööma, tegime seal väikse mulli veel ja nagu lihtsalt jutustasime, panime meie natukene reisiplaani paika, et me lähme suvel Dublinisse Chris Browni kontserdile ja esinemine nagu muidu selles mõttes ma arvan, et läks nagu enam-vähem hästi, et seal mingid asjad olid veits nagu erroris, sest et meil oli see riiete vahetamise koht üsna kaugel ikkagi ja see võttis kõik nii palju rohkem aega kui saalis ilmselgelt ja siis oli natukene nagu jah, mingeid nagu segadust, aga usun, et me mängisime need välja ja need kavad, mille pärast ma kõige rohkem muretsesin, esiteks oma selja pärast ja teiseks nagu materjali pärast, ma arvan, et need läksid nagu hästi. Ja me nüüd chillisime sõpradega meie juures siin paar tundi, väga tore oli. Jutustasime niisama ja chillisime, snacksisime ja nüüd ma tegelikult tahaks kiirelt minna pessu ja võtta selle meigi maha ja soengu lahti võtta. Ma tunnen, et mul sellest kruunist, nagu tugevast kruunist ja meigist ja ilmselt ma ei ole piisavalt vett joonud ka täna. Mul natuke pea valutab. Ma vaatan korraks, kas mul on homme midagi päeval ka. Okei, ei ole, nii nice. Ma saan homme rahulikult ennast välja magada. Tegelikult ma peaksin kodu koristama ka natukene, sest et mul on voodi jälle mingeid asju täis ja voodi kõrval olev see ala, mida ma just alles mingi aeg tagasi koristasin täiega tublisti, on kõik jälle täpselt samasugune. Seega ma tahaks sellega tegeleda. Ma olen nii väsinud järsku, ühesõnaga homme mul workshop tulemas, nii et ülipõrev, ma ei ole nii ammu workshopi korraldanud ja see on veits nagu scary, aga samas ma tean, et see tuleb väga mõnus ja see annab mulle väga palju energiat kindlasti, aga enne, kui ma üldse magama lähen ja enne, kui ma lähen, ma arvan, pessu, tahaks natukene venitada ennast, nii et ma teengi seda kohe. Üks venitus, mida ma pidin tegema, oli selline, et ma lähen selili ja äkki niimoodi
et ma lükkan seda jalga siit võimalikult palju ja proovin ülakehaga siit välja tulla. Natukene andis selg ikkagi tunda täna päeva jooksul ka ja eriti nüüd, kui me sõpradega istusime. Kui ma olen ühes asendis veits nagu pikemalt, siis keha läheb kangeks. Seda on hea teha. Ma tunnen, et mu alaselt ka venitab natukene. Ja nüüd natukene siit küljega. Oh my god. Võt siin asendis on kõige ebamugavam. Ma siin kuskil 5-6 minutit just venitasin, nii et nüüd ma lähen küll pessu ja otse tuttu, nii et head ööd ja näeme juba homme. Tšau! Tere! Täna on pühapäev. Teeme väikse kohvi. Ma magasin täna mega sügavalt reaalselt ja tegelikult ma võtangi tänase esimese poole lihtsalt enda jaoks. Ma arvan, et ma lihtsalt natuke puhkan. Ma tahaks teha valmis, nagu mul on mingid mõned nipet-näpet asjad teha veel minu ja Rooma Heels Challenge video osas. Ma tahaks selle täna ehk siis pühapäeval üles panna. Aga ma lubasin talle enne näidata seda videot ja ta tuleb täna Soomest tagasi. Nii et mul on vaja tema nii-öelda kinnitust, et ma võin selle YouTube ülesse panna. Seega jah, vaatame siis, kuidas tänane päev läheb. No nii, ma olen tagasi oma vannitoas spotis jälle, et hakata ennast vaikselt valmis panema mu workshopi jaoks. Rooma jõudis vahepeal Soomest tagasi ja mõtlesin talle, et mul on nüüd Heelsi Challenge'i video valmis ja et ma tahaks talle siis seda näidata, et ta annaks oma rohelise tule selle postitamiseks ja panin selle mängima ja ta naeris selle peale ja ta ütles, et see on okei, et ma postitan, et tegelikult see kogu see point ju ongi, et see oleks naljakas ja et see oleks tore ja ta muidugi ise arvab, et ta on täielik pomš, aga minu mõnest oli nii tubli ja nii püüdlik ja ma olen nii nagu rõõmus, et ta oli valmis sellist asja tegema ja reaalselt nagu seda oli nii fun teha ja seda oli nii naljakas monteerida. Kui see vlog on üleval, siis see video on juba väljas, nii et kui sa ei ole seda Heels Challenge videot veel näinud, siis ma jätan lingi alla descriptionisse ja kindlasti andke teada, mis me võiksime järgmiseks ette võtta, sest et tegelikult see on nii tore asi, mida koos teha, ehk siis ja ma hea meelega kuulan mingeid soovitusi selles osas. Põhimõtteliselt kõik, mis on seoses aktiivsuse või mingi spordiga, on ma arvan nagu kõige ägedam, sest me mõlemad oleme sellised, kellele meeldib selliseid asju teha ja just nagu uusi mingeid spordialasid näiteks proovida või uusi mingeid mänge proovida. Võid siis jätta sinna challenge video kommentaaridesse mingi hea soovituse. Natukene muretsen ikkagi oma selle selja pärast ka, et ma nagu eile ja üleeile igaks juhuks jätsin selle variandiks, et kui mul täna on ikkagi hullemaks läinud näiteks pärast esinemist, et siis ma võib-olla pean jätma workshopi ära, aga mul on tunne, et ma saan sellega hakkama ikkagi. Wow. Lihtsalt peaasi, et nagu hullemaks ei läheks, sest et mul on järgmine nädal tulemas 5-päevane treeninglaager Riias ja selle jaoks ma ikkagi tahaks olla võimalikult nagu terve ja tugev. Minna sinna nii, et ma ei saa nagu full out teha kõike kaasa, on muidugi nagu väga kurb, aga ma kardan, et see natukene ilmselt niimoodi ka läheb, sellepärast et ma ei taha nagu teha seda, et ma lähen sinna ja siis ma kütan räigelt, vaatamata sellele, et ma seda teha ei saa. Ja siis teen asja veel hullemaks, mis siis tekitab selle olukorra, kus ma ei tea, mu näiteks maikuu trennid enne etendusi ja enne võistlusi on nüüd mingi pekkis sellepärast, et ma seda ei saa ka teha, sest see on ikkagi mu töö ja nagu jah, ma ei saa sellel olukorral juhtuda lasta. Seega ma ei tea. Õnneks ma sain endale teisipäevaks selle massaaži aja. Miks ma lõua peale panin põsapuna? Okei, ju siis oli vaja. Igatahes jah, et ma sain teisipäevaks endale massaaži aja. Seega ma ikkagi nagu võtan kõik
kõik võimalused praegult, mida ma saaksin nagu teha selle jaoks, et mul asi läheks paremaks. No nii, tundub, et ma sain ennast valmis. Selline kerge look. Ma lähen vaatan nüüd valmis, mis ma selga panen. Ja siis mul on tunne, et me saame täna osta ära meie Dublini lennupiletid ja broneerida ka ööbimiskoha. Kuna me eile veits vaatasime neid asju, aga mingid asjad olid juba see ööbimiskoht, mille me leidsime, on juba broneeritud. Seega me peame ASAP sellega tegelema, et me millestki ilma ei jääks. Ühesõnaga, ma lähen nüüd võtan ilmselt arvuti ja ostame need asjad ära. Ma sain just teada, ma ei tea, kas ma tohin seda välja öelda, aga ma ütlen, kui ma ei saa seda öelda välja, siis ma ei pane seda lihtsalt vlogi. Aga ma lähen homme, tere Luna, ma lähen homme filmin Greasy G jaoks ühte videot TikToki artistiga, kes läheb esindama Austraaliat Eurovisioonil. Gojo on tema, ta on praegu Eestis ja ta on nõus tulema sinna videosse. See on täiesti haige. See on siis promo minu uue laulu jaoks. Oh my god. Ühesõnaga, ma broneerin meile siis ööbimise ära ja ostame piletid ja siis on tegelikult vaja varsti hakata liikuma kesklinna ka. Ma tahaks osta endale kiire Noko, et tõmmata ennast veits käima ja siis ma saan olla juba koha peal valmis võimalikult varakult, et kava mõelda läbi. Ma sain nüüd lõpuks kodust liikuma ja ausalt öeldes mul hakkab natukene närvi sisse tulema, sest ma ei ole ammu workshopi andnud ja siuke nagu elevus, ärevus on sees, mis on tore tegelikult, sest et see on nagu nii tore tegelikult sellist asju teha, sest et saab uusi inimesi kohata, inimestega tantsida, palju on ka nagu tuttavaid nägusid, aga siiski, et ma loodan, et kõik võtavad koreo ja trenni hästi vastu ja kõige suurem hirm ongi mul lihtsalt selle selja pärast, aga nüüd ma hüppan bussile ja siis liigume kesklinna. Nii, workshop on tehtud ja ma arvan, et mega hästi läks. Mul oli seal nii palju uusi inimesi, kes kas ei ole üldse kunagi mu trennis käinud varem või ei ole just minu sellise stiili trennis käinud ja seal olid osad, kes olid Dance Actist, kelle trenni ma olen käinud asendamas ja siis mõned mu Heelsi õpilased olid seal ja mõned mu Girli kunagised õpilased ja praegused õpilased ja täiega tore, nagu väga hea energia oli ja nagu vibe oli väga süke nagu positiivne ja nagu hea. Mulle väga meeldis, ma loodan, et neile ka meeldis. Väga intensiivne oli selles mõttes, et kava oli raske ja väga kiire. Ja lõpuks me ikkagi nagu suht viimasel hetkel lõpetasime selle kava õppimisega ja siis juba tuli videograaf, kes hakkas väikestes gruppides filmima. Mõtlesin, et okei, et ma võib-olla soolot päris ei tee, et ma võtan nagu valin mõned tantsijad, kes võiks olla samal ajal siis videos, kui mina tantsin. Ja siis, kui me hakkasime tantsima, ma tegin esimese sammu kohe vastupidiselt, et me pidime astuma vasaku jalaga välja ja tegema pea ringi vasakule ja ma tegin lambist täiesti teisele poole kõike. Ma olin mingi, miks? Miks ma otsustasin niimoodi teha ja ma tegin selle ära ja siis ma alles sain aru, et ma tegin valesti. Ühesõnaga, me jäime veel Maritiga pärast sinna tegema videot kahekesti ja täiega tore, nagu tore on vahepeal selliseid asju teha, et vahepeal siis saaks nagu pakkuda inimestele, kes võib-olla minu tavatrenni aegadel ei saa trenni tulla, et siis kes tahavad mu trenni tulla, et siis nad saavad ka selle võimaluse. Osadel tulid pärast minu juurde rääkima ka, et neile väga meeldis ja et neile meeldis koreo ja tore oli ja ma oleksin väga tahtnud nagu pikemalt rääkida, aga kuidagi kõik olid nagu, et ma ei tea, kuidagi sügene nagu rushed tunne oli veits. Võib-olla sellepärast ka, et me tahtsime nagu veel ühe filmimise katse teha. Aga ma arvan, et see on okei. Ühesõnaga, tore.
aitäh, et sa vaatasid mu selle nädalavahetuse vlogi. Ma loodan, et sulle meeldis video. Pane like, pane subscribe ja näeme juba järgmine kord. Tšau!